Tervist, olen Illar Kohvinavalt ja täna on reede 29. oktoober aastal 2021 ja tutvustaksin teile ka paari ajakirja ja ajalehte Neli Teataja, kus on minu intervjuud ja lood sees. Novembri ajakirjad Müstilised lood ja Saatussaladused ilmusid juba täna, nii et teeme ülevaate nendest. Niisiis novembri ajakiri Müstilised lood. Tuul siin jamab natukene, aga eks saab neid. Niisiis, minult on siin küsitlus, et kuhu maailm liigub ja sel küsimusele vastavad selgeltnägijad Ingrid Stahl, ütleb, et asi läheb veel hullemaks, Viktoria Petlem, et maailm pole roosa ega päris must, Žanna Žahanenko, et on palju erinevaid kuulujutte, Villu Põldmaa astroloog, inimest saab juhtida arvuti abil, Merili Timmer, säilitagem kaine mõistus, Helve Huttunen Tamm, et kõik on võimalik, Inglikaitse Rita Kaljus, selle kiibistamise jutul ei ole tõepõhji all ja Maakannes Vanaküla, et kiip pole püsline, vaid vaimne. Nii et selline ja intervjuu on minult taimetark Vaike Marteniga, et kõigist haigustest tervenemine algab soolestikusööde süsteemi ja maksa puhastamisest. Nii et küsin, et taimed ja vaimne areng on teie peamine tegevusalad. Räägitakse, et kui on maailma loodud haigused, siis on loodud ka looduslikud ravimid. Et ehk oskate öelda, et millised ravimtaimed aitavad näiteks vähi ja aidsi ning COVID-19 viiruse vastu ehk ogavalku hävitada. Ja siin siis on kõigile nagu siis ka vastused antud. Nii, järgmisena võtaks siis novembrikuu ajakiri Saatused ja saladused. Ja selles on minult kaanelugu suisa Regina Jaaksoniga, kes on siis nii kirjanik kui ka Tre Raadio Pärnu saatejuht ja toimetaja. Ja Regina Jaaksoniga algab minu intervjuu lehekülgedelt 22 ja siis on 23, siin on niisugune suur pilt. Et kirjanik Regina Jaakson on mõttejõu ja väikese ootamise abiga täitnud mitmed oma unistused, nii emotsionaalsed kui ka praktilised. Jätkub intervjuu 24-25 leheküljel piltidega, siis on 26, 27 on pilt kohe temast eraldi, 28 ja 30 siin siis lõpeb, nii et niisugune pikk intervjuu, nii et kui on soovi, siis ostke ja lugege. Nii, nüüd siis 29. oktoobri ajaleht Neli Teataja. Esilehel on kohe ära toodud minu intervjuu, et strippar Rasmus võlub nii pruute kui ka gei-fänne. Strippar Rasmus Klausega on minu intervjuu siis. Siin algab leheküljel 3 ja jätkub leheküljel 23. Nii, leheküljel 23 on siis siin veel mitmed fotod temast, kus tal siin madu ümber kaela on. Et on ka juttu sellest, et mida ta arvab nii-öelda konkurendist Marko Tasases, kes on Eestis tuntum strippar, ja mida arvab strippar Justinist, kes on Austraaliast pärit. Nii et siis sellised intervjuud ja lood minult siis ajakirjades Müstilised lood, Saatussaladused ja nüüd ilmunud Neli Teatajas. Ja näiteks teile ära ka veel selle, et ma sain ka oma 55. juubeliaasta plaadi kätte, nii et seegi on olemas. Nii et soovid ikka täituvad, kui ikka väga soovida. Nii ütlen mina, Illar Kohvinavalt.